Tere hommikust, kaunist pühapäeva kõigile ja me alustame Jumala teenistusega Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ja me oleme sisenenud uude kuusse, märtsikuusse. Täna on 1. märts ja uue kuuga seoses meil on ka uus teema, mida me käsitleme. Ja see teema on palve ja paastuvägi. Täna on paastuaja teine pühapäev juba. Kristlased üle maailma tähistavad paastuaega. See on 40 päeva ja kestab kuni ülestõusmispühadeni. Ja paast algas juba 18. veebruaril. Ja kristlaste jaoks see on selline mõtiskluse aeg, selline tõsisem aeg, kus olla rohkem nagu rahu sees, otsida rahu Jumalaga koos. Ja hea on vaadata vähem oma materiaalsete vajaduste peale ja mõelda selle peale, kuidas on meie suhe Jumalaga ja kaasinimestega. Ja prohvet Jesaja Vanas Testamendis on kirjutanud niiviisi, Jesaja 58, 6-10. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutut. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issand auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastad, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Amen. Prohvet Jesaja läbi Jumal avab tõelise paastumise olemuse või selle, mis on Jumalale meeldiv paast. Selle asemel, et mõelda iseendale, kutsub ta üles tegutsema nii, et see peegeldaks Jumala südant. Ja prohveti sõnade läbi ei ole me lugenud ei söömisest ega joomisest või lihtsalt kombe täitmisest, vaid inimese vabatahtlikust pühendumisest oma issandale ja heade tegude tegemise tahet neile, kes seda vajavad. Nii et mis see paastumine siis on? Me tunneme paastumist ikkagi kui loobumist millestki ja kindlasti see ei ole mitte kohustus, vaid see on võimalus. Aga see pole ka mitte ainult keeldumine söögist ja joogist, vaid tähendab vabatahtlikku loobumist mitmesugustest ka muudest eluvajadustest. Näiteks kas inimeste seltskond, sotsiaalmeedia või mis iganes meie päevi täidab võib-olla liiga palju. Ja see vabanemine lühemaks või pikemaks ajaks nendest asjadest, mis meid seob väga palju materiaalse maailmaga, selle asemel me saame keskenduda rohkem vaimulikele asjadele, mis on nähtamatud ja igavesed. Ja need materiaalsed asjad ei ole sugugi mitte halvad või kuidagi ebapühad, aga paastutakse sellepärast ka, et kristlane otsib rohkem aega ja kindlamat ühendust Jumalaga. Ja sellepärast nendest kasulikest asjadest loobutakse, et need võivad tõmmata liiga palju tähelepanu. Nii et kuidas siis oleks mõneks ajaks nendest asjadest lahti lasta, mida me kipume hindama või vahel isegi üle hindama. Ja võib-olla on asju, mis on meid lohutanud kuidagi valel viisil, aga me saame oma südamed anda sellest vabaks ja otsida selle asemel tõelist lohutajat.
Ja ma usun seda, et usklik, kes võtab kaasa kogu selle 40-päevase teekonna koos Jeesusega ja käib selle läbi paastu ajal, kui ta vähendab selle maailma mõjusid ja suurendab aega vaimulike asjade peale mõtlemiseks, siis see muudab. See aeg muudab eriliselt ja kindel on see, et sa ei jää samaks. Jumal muudab mõtteviisi, ta avab teatud asju, mis võib-olla enne on olnud kuidagi suletud ja üleüldse, et see on hea aeg selliseks sisemiseks puhastumiseks ja südame ümber häälestamiseks. Ja on hea jääda vaikseks, kuulda, mis Jumalal on öelda. Isegi kui see ei ole alati meeldiv või kui see tema sõna puudutab meid kuidagi valusalt või paljastab meie eksimusi või kutsub meele parandusele, siis paastuaeg on see aeg, kus me saame lasta Jumalal ennast juhtida. Ja tegelikult temal on see vägi meid panna loobuma teatud asjadest. Omast isiklikust jõust me seda ei suudaks. Ja see mõte on see, et me sirutaksime Jumala poole, oma looja poole, oma päästja poole, oma issanda poole ja me täidaksime tema tahet nii, nagu ta on meile selle ette näinud. Ja tõuseme ja palvetame. Hea Jumal taevas, suur tänu, et sa oled oma poja saatnud, et me temaga koos saame kõndida oma eluteel. Jumal, kui sa oled meid toonud sellesse vaiksesse aega, mis lõpuks selle, ütleme, kulminatsioonina jõuab selleni, kus Jeesus, sina lähed ristile ja sa teed seda meie eest. Ja igal aastal uuesti ja uuesti me saame käia selle teekonna vaimulikus mõttes ja hingeliselt sinuga koos. Ja mõelda kõige selle peale, mis toimub maailmas, mis toimub meie ümber, mis toimub meie südames, issand. Ja Jumal, sina oma armuga puuduta meid kõiki ja anna meile teadmist sellest, tunnetust sellest, mis see kõik tähendab, kui suur see kõik on, täiesti üleloomulikult, nii et me ei mõista seda iialgi lõpuni. Aga sina tead, Jumal, sa oled täna kohal meie Jumala teenistusel ja õnnista seda sõna, mis täna esile tuleb ka piiskop Valuri kaudu ja puuduta meie igaühe südameid. Jeesuse Kristuse nimel ma palun. Amen. Piiblis laulude raamatus on enamasti laulud on kirjutatud Taaveti poolt, kes kiitis Jumalat ja kes tantsis Jumala ees. Aga ometi ühes kohas Taavet peab iseenda hingel ütlema, et kiida mu hing issandat ja kõik, mis minu sees tema püha nime. Et tihtipeale me peame nagu ütlema iseendale või oma lihale, mis ei taha nagu järgi anda, et kiida issandat. Et Jumal nagu väga ootab seda, et me kiidame issandat ja tihtipeale siin maa peal me peame õppima ennast sundima. Sa sunnid ennast hommikul üles tõusma, kooli minema või tööle minema. Sa sunnid ennast õhtul magama minema varem, sest tead, et hommikul pead jälle ärkama ja nii edasi. Selline sundimine käib ikka. Miks mitte siis sundida ennast issandat kiita? Saab see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat. Jõudu saab see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat. Jõudu saab see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat, see, kes ootab issandat.
jõudu saab see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat. Jumal, me tugev päästja, Jeesus, meid valitsed sa. Igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa, sa palun leevenda. Sa tõstad meid kui kotka tibu. Jõudu saab see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat. Jõudu saab see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat, see, kes ootab. Jõudu saab see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat. Jõudu saab see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat, see, kes ootab isandat. Jumal, me tugev päästja, Jeesus, meid valitsed sa. Igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa, sa palun leevenda. Sa tõstad meid kui kotkad. Igavene Jumal, igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa, sa palun leevenda. Sa tõstad meid kui kotkad tibu. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa. Kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu, tähed taevalaev, nii väike kui suur, tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Kiitku kõik taevas, kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa. Kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu, tähed taevalaev, nii väike kui suur, tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Suur ja võimas, vägev
kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa. Kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taevalae, nii päike kui suur tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Suur ja võimas. Suur ja võimas, vägev issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Suur ja võimas, vägev issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Kui sõnal läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasid Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimaad, pole nimedest kaunimaad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimaad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimaad, kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks anda taeva, kuid tulles taeva alla tõi. Su armastus mu patus suurem, ei lahuta nüüd miski meid. Pole nimedest kaunimaad, pole nimedest kaunimaad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimaad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimaad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest kaunimaad, kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austust, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimed
võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, surnutu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austus, sa üles tõusnud kuningas. Sinu ja sul võrdselt pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Halleluuja, tänu issandale, te võite istuda. Ja nüüd me saame edasi minna ka ühise osaga, kus me kõik saame panustada ja võtame kokku vabatahtliku ohvrianni ja täna meid juhib selles piiskop Palur. Tere hommikust, armsad vennad ja õed, kallid sõbrad, kes te olete siin ja kes te jälgite meid ka ekraanide kaudu, kus igas maailma otsast te parasjagu ka ei oleks. Jumal õnnistagu väga ka seda päeva teie jaoks. Ja nii nagu ikka on meil olnud võimalus Jumala lastena külvata Jumala riigi töö heaks, ka seda, mida me oleme ju ühel viisil võiks öelda Jumalalt ka saanud. Et enne kui selle kokku paneme, ma lihtsalt meenutan teile, et andmine on üks osa meie Jumala teenimisest, millega me teenime ka Jumalat. See ei ole lihtsalt ainult üks praktiline tegevus, mida me igal pühapäeval siin teeme, vaid see on ka üks väga sügav vaimulik tegevus. See on viis öelda issandale, issand, kõik, mis mul on, tegelikult ma tunnistan, et see kuulub sulle. Ilma sinuta ei oleks mul paljusid asju. Ma olen tänulik Jumal selle eest, et mul on töö, mul on tervis. Sa võid lugeda päris hulga nimekirja ette, mille eest sa saad olla tänulik. Ja isegi siis, kui teinekord tulevad tagasilöögid ja haigestud, ikka võid olla tänulik, et Jumal on olemas ka selles olukorras sinu jaoks, et sind kanda. Ma usaldan ühe sõnaga Jumalat kõiges oma elus. Jumala sõna ütleb 2. Korintlaste kirjas 9. peatükis 7. salmis väga julgustava sõnumi meie kõigi jaoks. Ja ta ütleb, igaüks, andku nii, nagu ta süda on lubanud. Mitte nördinult ega sunnitult, sest Jumal armastab
rõõmsat andjat. Oi, mitmete suunurgad läksid kohe ülesse. See rõõm anda midagi, mida sa tead, et see läheb Jumala riigi töö heaks, oma panus, kas see on väike või suur, see ei olegi võib-olla alati kõige olulisem, vaid see, et ma saan anda ja anda rõõmsa meelega, anda tänulikult ja Jumal ei vaata ka esmalt, ma arvan vähemalt nii, et mis on see rahatähe number seal, mis sa paned, aga ta vaatab seda südant ja seda südame hoiakut, mis inimesel on, kui ta seda annab. Ja Jumal on tõotanud ka õnnistada igat rõõmsat andjat, nii et iga and, olgu see suur või väike, on osa ka meie ühisest teenimisest. Me paneme selle anni kokku, et võiksime kuulutada evangeeliumi, varustada neid inimesi, kes vajavad selleks vahendeid või koguduse toimimiseks, nende kulude katteks. Ja jaanuar, mis seal salata, oli päris külm kuu ja eks ta andis tunda ka elektriarves, mis oli jaanuaris üle 1000 euro ja koguduse jaoks vabatahtlike annetustega me ütleme, Jumal, me saame sellega hakkama. Ka oma väikese osa, mis ma panen, ma tean, see aitab, et me saame jälle olla soojas ruumis, koos käia ja kõik need asjad, mida meil on võimalik külvata või viia mõnele väike üllatusand tema ukse taha või postkasti või panna kuskil midagi, mis rõõmustab kedagi. Need kõik väikesed asjad moodustavad ühe terviku ja Jumal näeb, nii nagu ma ütlesin, seda südame hoiakut, millega me anname. Andkem siis, vennad-õed, rõõmsa meelega ja teadkem, et Jumal on ustav hoolitsema meie eest. Ta on tõotanud, sinu laualt ei puudu leib, sinu riie, mida sa vajad, on igapäevaselt olemas ja see kõik juba on nii suur asi ühe inimese jaoks. Nii et julgustan teid panema oma and ja panema seda rõõmsa südamega. Ja palvetame koos. Isa, me täname sind, et kõik see, mida me täna omame, on sinu arm, mida me oleme kogenud oma elus. Ma tänan sind, et sina oled andnud need võimalused teenida sind ka nende vahenditega, mis on siin maa peal praktilised ja vajalikud. Ma tänan, et iga rõõmsa andja juures sa oled tõotanud varustada teda kõigega, mida ta vajab. Meie vajadused on kaetud sinu sissand ja me oleme nii tänulikud, et me võime olla koos siin hoones, kuulutada evangeeliumi, kinnitada ja julgustada üksteist vastu pidama lõpuni. Ja meie vajadused ka maksude näol on olnud kaetud ja see on sinu imeline õnnistus sinu laste kaudu. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Õnnista ka seda andi, mida täna kokku paneme sinu riigi töö heaks. Amen. Ja nüüd tublid abilised võtavad siit korvid, Veljo ja Angela. Andra nimetab sellel ajal ka teated ja seejärel siis tuleme Jumala sõna juurde. Ja nii kaua siis, kui korvid käivad ringi, siis ma ütlen teated. Ja meie traditsiooniline nädal algab jälle teisipäevaga, kus me tuleme õhtul kokku, kõik, kes soovivad. Uksed on avatud ja osadusgrupp, mida juhib Veljo, siis arutleb pühapäevase jutluse üle, et võite kõik tulla, kes on huvitatud. Kolmapäeva hommikul on palvehommik kell 10 ja seda juhib Maiu Medri. Neljapäeva õhtul palveõhtu jälle siinsamas kiriku ruumides kell 19.00 ja seda juhib Tõnu siin. Reedeti on meil noorteõhtud ja järgmine noorteõhtu toimub 13. märtsil. Nii et nüüd tuleval reedel siis noorteõhtut ei ole. Ja pühapäev algab kell 10 meil siin koguduses jälle, saab tulla kohvi jooma, saab tulla palvesse ülemisse tuppa ja jumalateenistus algab kell 11.
Ja nüüd edasi teadetest veel. 20. märtsil kell 18.30 toimub kiriku kohvikus teemaõhtu, mis on juba jätkuv teemaõhtu ja seekord see õhtu pealkiri on 4 pühilus Eestis ja väliseestlaste seas 20. sajandi esimesel poolel. Ja teemaõhtut viib läbi meie piiskop Palu Rõunpuu. Nüüd me vaatame juba suvesse ja EKNK suvepäevad toimuvad 16 kuni 18 juuli Lootuse külas. Ja sellega seoses on meil üks selline suur asi käsil kogu kirikul, kogu 4 pühikirikul, et Lootuse külale laagriplatsi arendamise toetuseks me saame annetada jätkuvalt ja seda toetada. Aga on tehtud veel üks suur ja oluline otsus soetada suvepäevade ja suuremate ürituste jaoks PVC hall mõõtudega 25 × 50 meetrit. Ja see on selline suur, tugev, võimas, mehed teavad paremini milline, aga see on investeering aastateks ja ta on päris kallis. Ja kogudused on kutsutud osalema selles projektis annetustega vastavalt oma võimalustele. Ja nüüd juba etteruttavalt ma ütlen, et märtsikuu missioniohver, mis on meil tavaliselt, missioniohver on olnud 3. pühapäeval iga kuu, see on seekord 15. märts, et siis see annetus läheb Lootuse külale laagriplatsi arendamiseks ja toetuseks ja telgi ostmiseks ka. Sellised teated ja nagu meil traditsiooniks on olnud ka sünnipäevalapsed ja seekord on üks sünnipäevalaps meie seas siin ja 24. veebruaril oli sünnipäev Veiko Poks sinul. Et tule palun siia ette ja ma palun Aini, et sa tuleksid ja palvetaksid Veiko eest. Ja me saame kõik tõsta oma käed ja olla palves. Kallis taevan, isa, me täna ülistame sinu armu eest, et sa oled Veikot, issand, tundnud enne maailma rajamist, issand, ja sa oled valmistanud tee, mida mööda käia. Issand, sa oled olnud alati temaga nendes orgudes, issand, millest on pidanud läbi minema, issand, sa oled alati teda kandnud, alati hoidnud, issand. Ja sul on üks imeline plaan talle edaspidiseks, issand, ja me kuulutame, issand, sinu tahet Veiko üle kõiges, mida ta teeb, issand. Kui iganes tema jalad alga asub, issand, me kuulutame selle maa sinu omaks, issand. Me kuulutame, et ta on sulle valguseks ja soolaks, issand. Selle maale tuues au sinu nimele, issand. Me palume sinu õnnistust, rikkalikku ligiolu, issand, sinu verekaitset, juhtimist, kõiges, mida ta teeb, tema vaimu, hinge ja ihu üle jätkuvalt, issand, sündigu sinu tahe, nagu taevas, nõnda ka Veiko elus. Jeesuse nimel tänu sulle. Amen. Ja nüüd ma annan sõna üle meie piiskopile. Tänu, Andra, ja südamlikud õnnesoovid, Veiko, selleks uueks eluaastaks. Jumalal on palju head su jaoks veel, nii et tasub pingutada ja edasi liikuda koos temaga. Ma lisan veel nii palju, mul on 2 mikrofoni. Lisan nii palju juurde, et see PVC hall, millest oli juttu ja mida me siis üritame nüüd ja usume, et me saame selle suvepäevadeks kätte. Selle hind on 122 000 eurot pluss käibemaks. Aga see üleskutse ei ole ainult kogudustele, vaid see on ka inimestele, firmadele isiklikult, et panna õlg alla ja toetada seda projekti, sest see saab olema meie jaoks mitte ainult 1 aasta projekt, vaid me arendame tõepoolest EKNK-le oma laagriplatsi, kus me võime kokku tulla igal ajal, pidada üritusi ja see info kindlasti saab olema läbivalt nende kuude jooksul ka meie kõrvus ja silme ees, tuletamaks meelde siis, et meil on võimalus ka oma väike osa anda või suur osa, kuidas iganes Jumal palves teile annab.
Nüüd mul on väga hea meel, enne kui ma jagan teiega sõna, öelda paar sõna ette ühele noorhärrale, armsale vennale, kes on olnud mõnda aega juba siin meie keskel Saaremaal elamas oma abikaasaga, kes on saarlanna. Marleen ja Valtrik istuvad seal valges. Valtrik tuleb kohe ette, aga Valtrikuga mul on olnud mõned kokkupuuted, mitte siis ainult Saaremaal, aga õppides ka kõrgemas usuteaduslikus seminaris magistriõppes ja Valtrik oli bakalaureuse õppes, siis juhtus ikka, et aeg-ajalt meil teatud loengud seal ühes majas olid ja mäletan siis, kui me oli meie lõpupäev ja me lõpetasime, siis sina olid üks nendest juhtidest seal Mähe palvelas, viisid läbi teatud osa. Aga nüüd aeg on läinud edasi ja ühel päeval Valtrik võttis minuga ühendust ja soovis kohtuda ja meil oli imearmas osadus Kuressaares vanalinna kohvikus ja mul on hea meel, Valtrik, et sul oli selline julgus ja tahe õppida tundma ka Saaremaal tegutsevaid vaimulikke ja kogudusi. Ja sa oled ise juhtinud aastaid ka 3D kogudust üle Eesti. Aga nüüd on teie peres üks eriline hetk tulemas, pere kasvab, õige pea tuleb perelisa ja ma tahan öelda, et te valisite väga õige koha selleks, kus oma väike beebi võiks alustada eluteekonda. Saaremaa on üks, ma julgen küll öelda, rahulik, turvaline paik. Siin on toredad inimesed, kui sa ise oled tore, siis on sinuga ka inimesed toredad. Ja see, et sa oled otsustanud ka tundma õppida nagu kogudusse karjased, kes siin tegutsevad, ma arvan, see annab midagi väga olulist infot ka sinu kohta ja selle südame hoiaku kohta. Ja see meie vestlus lõppes väga armsasti, et ma sain aru, et sa ikka külastad ja oled valmis võimaluste piires ka ikkagi kaasa lööma ja teenima. Küll, et sul on sabat, on sinu valmisolek olemas ja siis mina tunnetasin ja tajusin, et küll oleks tore meie kogudusel ka natukene võib-olla siis rohkem sind tundma õppida, kui ainult näha sind istumas pühapäeviti pingis ja siis me leppisime kokku, et sa annad täna tunnistusega ja siis ma nüüd palungi sinul tulla siia ette ja jagada meiega, mis Jumal on sinu südamesse siis andnud. Aitäh sulle, Alur. See oli vist kõige pikem sissejuhatus, mis kunagi saanud olen. Aitäh tänu Jumalale selle kõige eest, mis toimunud on. Tere Nelikaare kogudus. Mul ei olegi enam rohkem midagi rääkida, sa rääkisid kõik nii hästi ära, aga ei, tegelikult ma tahaks täna rääkida ühest lihtsast Paidest pärit poisist, kellele puudub kristlik taust perekonnast ja kuidas see tavaline väike poiss ühel päeval andis oma elu Jumalale ja kõnnib sellises tugevalt Jumalat usaldavas keskkonnas, Jumalat usaldavas ajastus. Ja kui ma palvetasin sellepärast, et mis tunnistust täna koguduses jagada, siis sellel on väga mitu erinevat punkti, mis puudutab Saaremaad ja lõpuks ma seisan siin Saaremaal, aga jah, oleme siis abielus, ülehomme saab 8 aastat abielu ja nagu Alur juba ütles, et teenisin siis aastaid ja teenin jätkuvalt 3D koguduses, praegu oleme abikaasaga sabatiaastal. Ja kui ma keset tunnistust ära jooksen, siis jah, ainus põhjus on see, et me tõenäoliselt jookseme sünnitama, nii et ärge siis ära ehmuge. Aga ma jagan teile täna sellest, kuidas üks noor abielupaar, kes oli 15 aastat abielus ja meie elu oli Tallinnas väga paigas, meie elu oli väga tugevalt Tallinnas, meil oli koguduses juba olulised rollid, meil olid kõik olulisemad suhted Tallinnas, aga nagu juba öeldud, Marleen on Saaremaalt pärit, meil on Saaremaa väga südamel ja tol ajal juba oli. Ja me tundsime oma südames, et Jumal kuidagi kutsub, tõmbab Saaremaa poole. Ja see oli väga põnev protsess meie jaoks. Ma ei jõua täna kõigest rääkida, aga see juhtus, see siis olukord arenes niimoodi, et ühel hetkel mul oli töövestlus ühe Saaremaa tööandjaga ja ma jõudsin viimasesse vooru 2 inimese hulka.
ja me olime abikaasaga väga segaduses, sest meil olid tööd ja asjad, kõik liikusid Tallinna poole, aga midagi nagu tõmbas siia Saaremaa poole. Ja me olime nagu, oota, mida me korraldame just? Kuhu me lähme? Me ei tea mitte midagi, et ainult see asi, mis me lähme, on töö ja mingisugune tunne sees. Ja siis, mis juhtus? Ma ei osutunud valituks. Väga suur segadus. Jumal, mis toimub? Miks niimoodi? Ja olime nagu täiesti kindlad, et Jumal, sa kutsusid meid nagu Saaremaale, aga mingil põhjusel tuli see ei vastus. Ja teate, ma ei mäleta täpselt, millal see oli, aga me olime mõni aeg pärast seda perekond Usinate kodus, tõenäoliselt Tõnu ei mäleta seda ise, sest see oli nii ammu ja ma tegelikult ei ole sellest Tõnule isegi jaganud ja Marleeniga, aga see on üks väga oluline lause, mida Tõnu ütles täiesti teises kontekstis. Meil olime seal noortega seal nendel siis Usinate lastel külas seal ja veetsime aega ja kontekst oli üldse teine ja siis Tõnu ütles mingis kohas mingi lause ja see kõlas niimoodi, et kutse oli, aga läkitust ei olnud. Ja siis me vaatasime abikaasaga sekundi pealt ükssel otsa, saime aru, et see oli meile. Kutse oli, aga läkitust ei olnud. Ja me saime selle rahu kohe kätte. Me ei pidanud isegi abikaasaga rääkima sellest, et sa said mõtlesin ja kõik saime aru, et Jumal katsus meie südant läbi ja me olime valmis hüppama täiesti teadmatusse. Ja nüüd 6-5 aastat hiljem, eelmine aasta samal ajal umbes, ma arvan, et oli täiesti ratsionaalselt välistatud see, et aasta hiljem võin öelda, et me seisame siin Saaremaal, me oleme vaikselt sisse elamas 6 aega siin päris paikselt ja täpselt nädala aja pärast on meie siis beebi sündimise tähtaeg. Ja see kõik on üks uskumatu lugu, kuidas Jumal selle aasta jooksul need uksed on avanud ja juhtinud meid siia nii väga loogiliselt. Ja me oleme nagu saanud sellest aru, et see Jumala ajastus on alati kõige parem ja kõige õigem, et seda nagu usaldada ükskõik mis eluvaldkonnas, igapäevastes asjades, elu kestvates asjades. Ja täna tagantjärgi ma saan aru, et ükskõik kui suur see või väike või see arusaam, et me liigume siia Saaremaale 7 aastat tagasi, oli siis täna me saame abikaasaga vaadata tagasi ja vaadata, et mis vilja Jumal sai meie läbi Tallinnas teha. See oli väga-väga suur ja siin on kogu au Jumalale selle eest. Ja täna me oleme siin Saaremaal ja ma ei ütleks, et kuidagi pilt on väga selge, meil on väga palju küsimärke, et Jumal andis meile südamele tulla siia sabati aastaks, vähemalt esialgu 1 aasta. Absoluutselt hetkel ei tea, mis meist edasi saab, aga nii hea on kõndida Jumala usaldamises kogu selle elutee, et ükskõik, mis meie mõtted on, et Jumal teab neid kõige õigemaid hetki. Me igatsesime abikaasaga aastaid lapsi saada. Ma olin teismelise poisina juba unistasin, ma olid õetütred, ma mõtlesin, et see on elu kõige ägedam asi, kui ma saaks ühel päeval isaks. Ja terve elu olen igatsenud ja aitäh, et sa ütlesid mulle noorhärra, see on alati tore kuulda, et samas juba mõtled, et vanus hakkab peale tulema, 40 eluaasta ei ole enam mägede taga ja siis mõtlen, et kas me üldse saame lapsevanemateks juba aastaid, igatseme, palvetame, et Jumala järgmine kuu, me usume, et see on nüüd see, kus sina vastad meie palvele. Aga Jumal teab, need aastad olid väga pikad, selle aastate jooksul oli palju küsimusi, palju pisaraid. Ja täna nagu me oleme siin Saaremaal ja me oleme nagu, et miks me üldse nagu küsisime küsimusi, aga see on ilus, see on normaalne, me peamegi Jumalaga suhtlema. Aga täna me oleme siin ja me saame aru abikaasaga, et Jumala ajastus oli kõige parem. Me olime valmis ka selleks, et me ei saagi lapsi. Me oleks siiski öelnud, Jumal, me usaldame sind, me oleme rääkinud neid vestlusi, me usaldame Jumalat alati lõpuni. Ja põnev on astuda siia teekonda koos Jumalaga, siia Saaremaale ja ma olen täiesti nõus, et see keskkond, Alur, Saaremaal on hea keskkond ja kui me oleme täna selles ajas, kus me paastume ja palvetame ja õnnestus minulgi pärast vabariigi aastapäeva minna metsa, nüüd mul see kohanimi, Saaremaal on väga sellised keerulised kohanimed kohad, et mul ei jää kõik meelde, aga kuskilt sealt Salmest edasi üks pank, keegi teab, ei tea, Salmest edasi sõita, selline väike pank on. Igatahes ma olin seal ja ma kogesin midagi, mida ma ei mäleta, kas ma olen elus üldse kogenud, võib-olla lapsena, Paides elades päris pisikesena. Ma sõitsin sinna, ma panin auto
sõitsin kuskilt teest sisse, seal autod, võib-olla üks oli seal talve jooksul sõitnud ja peaaegu jäin autoga kinni ja siis ma jalutan sinna mere äärde jää peale ja ma viskan sinna pikali. Päike paistis tol päeval, tuulevaikne. Ma panen silmad kinni ja ma ehmusin ära, sest et ma ei ole sellist vaikust, ma ei tea, et ma oleks täiskasvanuna kogenud. Ja võib-olla te Saaremaal elades tunnete, et see on tavaline. Aga kui meil pesumasinu ei kuivati või naabrimees ei räägi kõva häälega teisel pool seina, siis Tallinnas elades on ikka nagu mingid linnahääled, naabrihääled, autohääled, isegi ma Tallinnast eemale sõidan metsa jumalaga aega võtma, palvetama, siis kuskil ikka mingid kaugemal viaduktid, asjad, midagi sa kuuled, aga ma ei tea, esimest korda ma kuulsin totaalset vaikust. Ja nagu ma sain aru, et sellepärast me tulimegi, number 1 põhjus, et olla Jumala ligiolus, ainult temaga kahekesi. Ja lõpuks, kui me loobume kõigest selleks, et olla Jumalaga, siis me saame tegelikult kõige rohkem. Ja sellest ma olen kõige tänulikum. Tänu Jumalale. Aitäh. Ja ära mine, Valtrik, ära. Marleen, ole hea, tule ka siia. Ja see elufaas, kus te täna olete, see on imeline. Ja tõuseme hetkeks, sirutame oma käed nende poole ja täname Issandat. Jeesus, me täname sind Marleeni ja Valtriku eest. Me täname sind, et sa oled kinkinud neile selle erilise hetke, kus sa oled andnud ka ihuvilja. Ja Issand, me palume, et neil vanematena oleks palju armastust lapse osas kasvatada teda, et armastus üksteise vastu teineteise osas ei jaheneks, vaid läheks sügavamaks ja veelgi erilisemaks. Ja ma tänan sind, et see ei ole ainus ihuvili, aga siin saab olema veel rõõmu rohkesti. Tänu sulle, et me võime sind usaldada kõiges. Anda enda elud sinu kätte ja teada, et sina juhid meie samme. Õnnista Jumal oma lähedal oluga igat nende päeva ja kingi tõesti, et ka sünnitus võiks kulgeda hästi. Jeesuse nimel olge õnnistatud. Amen. Väga tore, olge head ja võtame istet. Ja nii nagu juba Andra sissejuhatuse tegi, et sellel kuul me käsitleme siis palve ja paastu teemat ja palve ja paastuvägi on siis see, mille juures me tahame selle kuu jooksul peatuda, aga ilmselgelt võib juba ette öelda, et see ei ole ainult 1 kuu teema, aga see on läbivalt ühe kristlase elu, üks palve ja paastu elu. Ma usun, et te nõustute selle tõdemusega, et kristliku elu kese, võiks öelda, see on osadus elava Jumalaga, osadus Jeesuse Kristusega. Ja see väljendub meie igapäevases, kindlasti võime öelda palvelus, see osadus ja tõelist sellist vaimulikku kasvu, mida kristlased ikka igatsevad, et nende elus oleks, seda ei toimu ilma palveta. See on ka läbi sajandite selgeks saanud, et palveelu on kõige selle alus, et kasvada ka vaimulikult tugevaks. Ja meie arusaam üldiselt Jumalast määrab ära ka selle, milline meie palveelu on. Kui Jumal on ainult, et anna mulle neid ja neid asju, siis võib olla palveelu ka väga pinnapealne, et kui asi on käes, siis kõik unustatakse ja kui asi jälle kriitiliseks läheb, siis palvetatakse. Nii et meie osadus Jumalaga määrab ka selle palveelu rütmi ja selle sisu. Jeesus ise õpetab Matteuse evangeeliumis, mina arvan, et kõige selgemini ja kõige lihtsamalt ka Matteuse evangeeliumi 6. peatükk, et palve kui selline, see ei ole lihtsalt üks esitlus, mille ma kannan Jumalale ette või rohkelt ilusaid sõnu, mis on ritta seatud ja ladus ettekandmine, deklareerimine Jumalale. Ei, pigem me näeme sealt, et Jeesus ütleb, et palve on üks väga intiimne suhe Jumalaga, mis väljendub dialoogis. Ja selle dialoogi juures on kõige märkimisväärsem ja tähelepanuväärsem see osa, kui palvetaja võtab aega, et kuulata, mida Jumalal on temale öelda. Mitte
vastupidi, mis on ka selle osa kindlasti. Sageli me mõtleme palvest just nimelt kui rääkimisest, et mida rohkem ma räägin, seda parem on, seda kindlam on, et Jumal vastab. Kuid evangeeliumid näitavad, et Jeesus veetis ise väga mitmeid kordi just selliselt, et ta eraldas ennast üksikusse paika, nii nagu Valtrik ütles, et ta läks sinna merejääle ja korraga tundis, et seal on rahu. See oli täpselt, mida Jeesus tegi. Peale tihedaid teenimispäevi ta võttis ja eraldas ennast, isegi hetked, kus ta ei võtnud jüngreid kaasa, vaid läks üksi ja võttis aega, et kuulata Jumalat. Luuka evangeeliumi 5. peatükk 16. salm ütleb, Jeesusel oli viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Ta võttis aega, ta eraldas ja ta oligi vaikselt issanda ees. Ja ma arvan, et mitmedki teist võivad sellega nõustuda, et kuulamine on palves üks olulisem osa. Jeesus kuulis pimeda mehe hüüdu, kui see hüüdis. Jeesus kuulis, kui pidali tõbised teda appi hüüdsid. Ta kuulas ka Nikodeemust, kui too tuli ööpimeduses Jeesuse juurde. Ta kuulas isegi röövlit, kes oli ristil tema kõrval. Paistab, et kuulamine on üks tähtsamaid teenimise viise. Kui me õpime kuulama Jumala häält, siis ma julgen garanteerida, et me õpime ka õigesti elama. Nii nagu Jumala sõna meid üles kutsub. Samal ajal võib öelda ka, et palve ja palveelu on nagu üks võitluse elu. Sa otsustad, olles täna siin ka, korrigeerida näiteks oma palveelu ja otsustad jälle uuesti võtta innukalt käsile ja eraldada üks aeg kindlasti päeva jooksul selleks, et Jumalaga vestelda ja pigem teda kuulata. Ja vaata siis, kui sa teinekord oled selle otsuse teinud ja lähed oma palvekambrisse, paned selle ukse kinni ja hakkad kuulama ja siis sa korraga tunned, milline võitlus läheb lahti. Sa hakkad väsima, su mõtted on täiesti ajevil, sa tunned, et sa oled nagu kõrbes, kus mitte midagi ei ole, kõik on väga kuiv ja sa mõtled, aga mis asi see siis on? Kui palve selliseks muutub, mille kohta öeldakse, et tuim palveelu, siis võib olla siin üks põhjus. Muidugi võib olla erinevaid põhjuseid, aga võib olla põhjus, et meil puudub üks värske osadus püha vaimuga. Meil puuduvad palve tulemused, vastused ja see tuleb tihti sellest, et midagi on jäänud meie elus märkamata või kuivale. Me loeme küll kirjatähte ja sõna, mis on ilmselgelt väga oluline ja saame tarkust juurde, aga üks Jumala mees, Lehman Strauss, on öelnud midagi väga tabavat ja ta ütles, et inimlik tarkus võib saavutada inimlikke tulemusi. Ja vahel me läheme ka oma palvekambrisse, meil on inimliku tarkusega paika pandud terve nimekiri ja teatud asjad, mis me seal palvekambris siis otsustame teha. Kuid palvetamine pühas vaimus annab jumalikke tulemusi. Siin on nagu teatud mõttes võib öelda tõepoolest vahe, kas ma teen palveid oma inimlikus tarkuses ja ilusate sõnadega või ma lasen ennast juhtida pühal vaimul, olla avatud ja panna tähele Jumala häält selle sees. Ja ma usun, et nii mitmedki teist on kogenud neid palvehetki ka oma elus, kui sa saad palvetada pühas vaimus, olla täidetud Jumala vaimu poolt, avatud temale, sa tajud, kuidas see asi voolab sinu sees ja teinekord on inimliku tarkusega paika pandud asjad, need, mis pigem kuidagi kuivatavad sind, aga ometi ta on nagu üks palve. Aga ära muretse, Jumal tunneb meid väga hästi ja ta teab, mis perioodides me parasjagu oleme. Aga palve pühas vaimus, ka keeltes palvetamine, mis 4 pühilastele
on ju väga omane, aga mitte ainult nelipühilastele, ka teistes konfessioonides, kus tead, sa tõesti lähed oma palvekambrisse ja all the vergüüdende stroktandere vissikrooler, leprekende for ja see hakkab voolama su seest ühed uued keeled. Sa tajud, kuidas see ehitab sind üles. Tead, sa tuled palvekambrist välja nagu isa tiiger või ema lõvi ja ütled, kus need nüüd on. Palveelu pühas vaimus, see on midagi, mille, ma ei tea, suunas võiks pürgida või igatseda seda. Adam Clark on öelnud niimoodi, et usust taganemine algab tihtipeale just siis, kui unustatakse palvekamber. Ka meie võime tõdeda seda, et paljud ju nende aastate jooksul, kus meie oleme usklikud olnud, on olnud inimesi meie kõrval, kes täna on eemale jäänud ja kõrvale jäänud. Ja nii mõnigi, kes on tagasi Jumala armust tulnud, ütleb, et jah, see vastab täitsa tõele. Ma unustasin oma palvekambri, sest igapäevased tegemised vajasid tegemist ja see lihtsalt, mul ei olnud aega. Ja kui see hetk tuleb, siis tasub olla eriti valvas. Ärgem unustame seda palvekambrit ja mõnikord võib juhtuda, et palvetades me ühtäkki asendame palve ühe muretsemisega, selle asemel, et usaldada Jumalat. Ma olen ise oma palveelus ka kogenud hetki, kus tõepoolest sa eraldadki aja ja lähed sinna palvekambrisse ja selle asemel, et kuulata Jumalat, sa oled nagu üks suur murekott seal, et muud ei ole, kui ainult üks mure su sees ongi ja ei suuda kuidagi keskenduda, sest üks mure ajab teist muret taga. Aga piibel annab siin ka ühe väga hea retsepti. Filiplaste 4:6 ütleb, ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Mure, ma ütleks, see on nagu palve vastand. Mure ju keskendub tihtipeale probleemile. Mis on probleem? Aga palve, tõeline palve keskendub Jumalale, kes tema on. Ja kui sinu fookus on suunatud Jumalale, uskuge mind, palveelu võib olla üks põnevamaid hetki sinu elus kristlasena. Jumala rahu, me igatseme Jumala rahu, aga kust tuleb Jumala rahu? Ma ise olen leidnud, et väga paljuski Jumala rahu tuleb nendel hetketel, kui ma tõesti Jumala ees saan vaikselt olla, lihtsalt olla. Panna muremõtted maha ja kui mõni on, ma toon Jumala ette ja võtta aeg ja kuulata. Jumal, mida sina kõneled? Ja Jumal kõneleb. Ja siis korraga tajud, et üks huvitav, imelik rahu nagu täidab sinu südant ja see on Jumala rahu. Ja see rahu hoiab meie südamed, see rahu hoiab meie mõtted Kristuses. Palve ei muuda alati kohe momentaalselt kõiki olukordi, aga mida ta muudab? Ta muudab mind. Ta muudab mind. Me ikka vahel ju igatseme, Jumal, muuda mind. Jumal, muuda mind. Tee mind paremaks inimeseks. Kus see juhtub? Palves, palvekambris. Jeesus õpetab, et palve peab olema, see peab olema siiras, alandlik, usus esitatud, kooskõlas Jumala sõnaga. See on see, mida Jeesus ise praktiseeris. 1. Johannese kirjas 5. peatükis 14. salmis öeldakse meile, kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Midagi tema tahtmist mööda. Aga kus ma tean, mis on Jumala tahe? Ma tean seda, kui ma loen Jumala sõna, sest siit ma saan teada, mis on Jumala tahe. Ja siis ta ütleb midagi, mis ma arvan on oluline kaasa võtta kindlasti täna siit Markuse 11. peatükis. Kui te olete palvetamas, siis andke andeks. Vau! Andestamatus on üks suurimaid takistusi palvevastustele. Mäletate, Jeesus õpetab oma jüngreid palvetama. Nii nagu teie andeks annate oma võlglastele. Andeks andmine on niivõrd suure kaaluga, et Jeesus toob selle meie isa palves esile.
Jaakobuse kiri ütleb, et me ei saa, sest me palume halva jaoks. Me palume isekatel motiividel. Seega ei ole küsimus ainult selles, mida me palume, vaid millise südame hoiakuga me palume. Jeesuse antud palve minu meelest selle kohta võib öelda, et see on nagu üks armastuse palve. Kui Jeesus õpetas palvetama, ei alustanud ta sõnadega minu isa, vaid meie isa. See on armastuse palve, kui ta ütleb, anna meile andeks, juhi meid. See ei ole isetu palve. Tõeline palve ongi, mis pöörab pilgu esmalt Jumalale. Jumalale, seejärel oma ligimesele ja siis iseendale. Paastu roll, me räägime palvest ja paastust. Paastu roll palves, võiks öelda, et see paastu roll ei ole vähem tähtis, sest Piibel ise ütleb, et see paha sugu või tõug ei lähe välja muu kui palve ja paastuga. Paast ei ole, et me kuidagi Jumalat mõjutaksime, vaid paast on täpselt samamoodi see, mis mõjutab meid. Kui me palvetame ja paastume koos, siis see paast nagu muudab selle palve veelgi mõjusamaks ja sügavamaks. Ja palvega täidetud elu ja paastuga täidetud elu tulemus, see on midagi võrratut. See on Jumala rahu, see on Jumala selgus, vaimulik vägi, see on üks sügavam osadus Jumalaga. Jeesus tõotas, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate. Võrratu. Georg Müller ütleb, et palve vastuse saladus peitub selles, kuidas me rakendame Jumala sõna oma palves. Kui me palume Jumala sõna põhjal, palume me Jumala südame järgi. Üks kindel viis kasutada palves Jumala sõna on ka, et sa saad oma palvetele vastused. Palve on nagu lapse kõnelus oma isaga. See tähendab, et palve ei ole eeskätt üks kohustus ainult, vaid ma ütleks, see on üks privileeg vestelda oma Jumalaga. Usaldada teda ja täiesti loomulikul viisil, nagu laps oma isaga, tuleb oma murede ja rõõmudega, on avatud oma küsimustega, nii nagu Valtrik ütles, oli palju küsimusi. Nii me võime tulla Jumala ette avatult ja siiralt. See suhe põhineb ju armastusel, ennekõike armastusel ja turvalisusel ja usaldusel, mitte hirmul ega kuidagi teenete teenimisel. Laps ei pea ju oma isale muljet avaldama, vaid ta lihtsalt räägib. Ta lihtsalt räägib ja kuulab. Ja samamoodi on palve, südame avamine Jumalale, teades, et ta kuulab ja et ta hoolib sinust. Kui sa tunned, et su vaimulik elu on kuival, tuleb alustada palvekambrist ja paluda, et Jumala püha vaim annaks sulle värskuse taevast, et palveelu võiks olla ka üks eriline viljakas paik sinu jaoks. Kui otsid Jumala väge, siis jää tema ligiolusse seal palvekambris. Palve ja paastu vägi ei seisne mitte meie pingutustes, vaid selles, et Jumal on ustav, ta on tõotanud olla ustav. Mul endal meenub üks eriline hetk, kui ma olin usuelu alguses. Ma olin paar aastat olnud kristlane ja olles oma töökohal, oli mul sellel nädalal paastunädal. Ja siis, kui teised töökaaslased läksid oma leivakotti avama või sööklasse sööma, siis selle aja ma eraldasin töö juures endale palveks ja paastuks. See on, kujutate, siiamaani meeles ja mul ei ole sellist kogemust peale seda enam osaks saanud, aga see ei ole Jumala süü. See on mu oma tegemata jätmised. Aga siis kuidagi see oli nii südames ja ma palvetan seal ja see oli täpselt see aeg,
kui ma sain teada, et minu ülemus oli jäänud vähki ja oli oma kodus nii-öelda surivoodil. Haiglasse teda enam ei võetud. Arstid saatsid ta koju põhimõtteliselt veetma oma viimaseid hetki. Ja ma sain sellest teada ja siis, kui ma olin lõuna ajal palves, korraga Jumala hääl väga selgelt südames annab märku, et kuule, et nüüd on see hetk, kui teised söövad, siis mine ja lihtsalt külasta oma ülemust ja palveta tema pärast. Ja tead, ma mõtlesin, kus ma 20-aastane noor mees lähen äkki siis prohti oma ülemuse ukse taha, kes on surivoodil, ja vaikne hingevaenlase hääl sosistab, hulluks oled läinud või? See on viimane asi, mida sa tegema peaksid. Ja tead, ma mõtlesin, et ei, hull ma küll ei taha olla. Ja ma ei läinud. Aga see asi jäi kripeldama. Öösel lähed magama, tõmbad oma teki peale ja südames rahu ei ole. Kogu aeg kripeldab. Miks sa ei läinud? Järgmine päev tuleb, jälle lõunahetk, saabub kätte, mehed lähevad oma leivakottide juurde. Mina lähen palves issanda ette ja jälle Jumala hääl nii selgelt tuleb. No, nüüd on õige aeg. Mine, sul on nüüd aega. See oli siin Kuressaare linnas. Ülemus elas seal haigla lähedal. Ja jälle mina punnisin vastu ja kuidagi moodi ei läinud ja ei saanud jälle öösel magada korralikult ja rahu ei olnud südames. Ja ma saan selgelt aru, et Jumal soovib midagi minu kaudu ja minu sees teha. Ja samal ajal mõtlen, ma olen nii noor kristjan, ma ei tunne õieti pühakirjagi. Ja 3. päev saabub ja jälle sama asi kordub ja siis äkki ma märkan, et mu jalad tõusevad ja lähevad mööda tänavat ja peatuvad lõpuks ülemuse maja ukse taga. Ma leian ennast korraga seal. Ma mõtlen, see on nagu Filippus, kes tõsteti ühest kohast teise. Ma ei mäleta seda teekonda isegi täna. Aga ma mäletan, et ma seisan seal ülemuse maja ukse taga ja koputan. Ja ülemuse naine tuleb ukse peale ja vaatab mind suurte silmadega. Ja mina ütlen, et Jumal saatis mind siia oma ülemust vaatama. Olin palves ja Jumal saatis. Mul oli 2 traktaati ka käes. Üks oli vist see ainult üks elu või midagi sellist. Ja siis ma näen selle naise silmadesse tuleb pisarad. Ja ma ütlen, et kas ma saaksin oma ülemust näha. Abikaasa ütleb, et jaa, et see on võimalik, aga ta on voodis, ta ei suuda enam rääkida, ma ei ole kindel, kas ta teid ära tunneb, aga ma lihtsalt teadsin, et mul tuleb palvetada. Ma ütlesin, pole viga, aga ma tahaksin minna. Ja siis ma läksin. Ülemus oligi seal oma haige voodis ja ma ütlesin talle, kes ma olen. Andsin talle oma käe ja tema käe peale ja ütlesin, ma tahan palvetada su pärast. Ja siis ma palvetasin oma lihtsa kristlase noore poisi palve. Jumal, ma tänan sind oma ülemuse eest. Ma tänan sind, et ma võin tema pärast palvetada, teades, et sina suudad kõike. Ma tänan, et ma võin usaldada ja ma palusin tema pärast, et anna talle andeks ta patud. Ta ei suutnud ise rääkida. Ja ma usun, et see, mida ma usus teen, usaldades Jumalat, on kõige parem viis, mida ma teha võin. Ma tean, et mina ei suudagi kedagi päästa, aga Jumal suudab. Ja siis, kui ma olin oma lihtsa palve lõpetanud, mu käsi oli ikka tema käes ja ma näen tema silmades täpselt samamoodi neid lihtsaid pisaraid. Ja ma tean, et Jumal oli seal ja see oli täitsa kogetav ja tajutav. Üks rahu langes hetkega selle koja üle, selle toa üle, selle mehe üle. Ja ma tõusin
andsin need traktaadid oma selle ülemuse ja abikaasa kätte ja ütlesin, et lihtsalt lugege neid talle. Ja astusin välja sealt koja uksest ja tead, milline rahu ja rõõm täitis mu südant. Palve ja paast olid midagi teinud mitte Jumalaga, aga minu endaga ja selle olukorraga, mis oli sellel hetkel. See oli midagi erilist, kus ma nägin, et Jumalal tõepoolest on imeline võime sekkuda selle maailma asjadesse, inimeste eludesse. Ja see ei oleks, et oleks midagi tublit või viks ja viisakas olnud. Ma 2 päeva puiklesin vastu ja panin vastu Jumalale, aga lõpuks ei suutnud, sest Jumal nii selgelt oli rääkinud. Ja ei möödunud kaua aega, kui too ülemus kutsuti ja ma usun issanda juurde. Ärgem jätkem seda sõnumit, sõbrad, ainult üheks ilusaks kuuldud mõtteks, mida täna oleme kuulnud. Palve ja paastuvägi avaldub siis, kui me seda praktiseerime. Jumal ei otsigi täiuslikke palvetajaid, ta otsib siiraid ja alandlikke südameid. Võib-olla ei pea me alustama väga massiivsete suurte otsustega, vaid väga väikese, ühe ustava sammuga määrama oma päevadesse ühe kindla rütmi teadlikult selle aja, kus ma võtan ja olen Jumala jaoks. Minul oli ainult see üks lõuna vahetund tollel hetkel. Aga võta kas või veerand tundi vaikust, lülita välja kõik segajad sinu ümber, sotsiaalmeedia, arvutid, kõik, lülita need välja, ole seal kambris, kus on Jumala sõna sinu ees ja sina ja Jumal. Ja rohkem kuula, kui räägi. Pane tähele, mida sõna sinuga räägib, mida ta tahab sulle öelda. Kui meie palveelu on jäänud nõrgaks, siis ärgem tundkem süüd selle pärast, vaid alustagem uuesti. See on see momentum täna taas. Jumal ei heida ette sellele, kes tagasi tuleb ja otsustab, et oma palveelu tuleb jälle korda seada. Ta pigem tunneb, ma ütleks, selles osas suurt rõõmu, kui ta näeb seda, et sa oled otsustanud taastada oma palve ja paastuelu. Küsi endalt täna, kas ma võtan aega Jumala kuulamiseks? Kas mu südames on andestamatust? Kas ma peaksin kellegile andeks andma, mis takistab minu palvet? Kas ma otsin esmalt Jumala riiki või enda lahendusi? Ja kui vajad läbimurret, ühenda see palve paastuga. Mitte selleks, et Jumalat sundida, vaid et oma südant joondada tema sõna ja tahte järgi. Ja pidage meeles, et palve ei ole Jumala poolne surve sinule, vaid see on üks privileeg. Sa saad vestelda ja kuulata Jumalat. See on paik, kus mure muutubki rahuks, kui sa oled Jumala ees. Ja korraga tunned rõõmu ja saad jõudu. Ja hirm, mis sul on olnud, see muutub korraga üheks eriliseks usuks. Usaldagem Jumalat kõiges, mis teie elus on, mida te veel ei näe. Usaldage ka need hetked issanda kätte. Jumal on olnud läbi aastate ja aastasadade ja tuhandete ustav neile, kelle südames on üks igatsus Jumalat tundma õppida. Ja sellega ma tahaksingi lõpetada ja koos teiega veel palvetada, sest palveelu on osaduse alus Jumalaga. Tõuseme ühiseks palveks ka. Jeesus, me täname sind, et sa olid palveinimene, olles ise Jumal, olles nii teadlik Jumala tegudest ja tema väest. Ikka sa võtsid, et olla vaikuses ja panna tähele, mida Isal on öelda. Issand, me igatseme, et ka meie palveelu võiks olla sügav ja mitte kuiv, vaid värske, kus me tajume ja kogeme elavat Jumalat, mitte ainult surevat kirjatähte, mis on raamatusse kirja pandud, vaid milles on vaim ja elu. Ma palun, et iga õde ja vend, armas sõber, kes igatseb ka täna
olles pannud tähele seda sõna, alustada nagu otse kui uuesti ja sügavamalt, siis tõesti ma usun, et sa annad talle ka selle värskuse ja innukuse. Me täname sind, et sa kannad meid ja anna meil kõrva panna tähele, mida sa kõneled. Tee elavaks oma sõnad. Tänu ja kiitus, et sa ei mõista hukka, vaid sa mõistad meid igat ühte, kus me igaüks oleme ja julgustad meid astuma sealt edasi. Aitäh sulle, Jeesus, et sa elad, et sa oled surnuist üles tõusnud, et sa istud isa paremal käel ja vaimu valasid välja oma jüngrite üle ja oled valanud ka meie eludesse püha vaim, kes teeb elavaks, sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid Jumala väes. Anna, et need väeavaldused, kus me saame minna ja haigete pärast palvetada, panna käed oma nende peale, et neid hetki tuleks enam ja enam meie elus, kus me kogeme, et issand, sa kasutad oma lapsi. Tänu ja kiitus sulle. Amen. Täname Jumalat veel kiituse ja ülistuse lauludega ja lihtsalt võtame aega ja Jumal kõneleb ka ülistuse sees. Nii et hoia oma südamed avatud ja kõrvad tähelepanelikult, mida ta on öelda. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid tantsid ise kuulda oma hääl. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid andsid ise kuulda oma hääl. Sind igavesti tänan, Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees, sind igavesti tänan, Jeesus, et tulid sa ja päästsid patuse. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid andsid ise kuulda oma hääl. Sind igavesti tänan, Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees, sind igavesti tänan, Jeesus, et tulid sa ja päästsid patuse. Sind igavesti tänan, Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees, sind igavesti tänan, Jeesus, et tulid sa ja päästsid patuse. Et tulid
issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsed, issand kõige looja. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitseb. Sinu suurus kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käes. Oled püha, püha, sinu suurus kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Hommikul sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma vaid sind appi hüüan, taas su imesid ma näen. Hommikul sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma vaid sind appi hüüan, taas su imesid ma näen. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käes. Oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha.
võimsad imeteod on sinu käes. Oled püha, püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käes. Oled püha, püha. Tema on püha ja meiegi oleme temas pühitsetud. Nii et ka meie võime öelda, et oleme osa nende pühade hulgast, kes on teekonnal ja kes usuvad, et Jeesus Kristus on nende lunastaja, nende päästja. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku. Keegi ei pea ära ruttama, kohvik on avatud ja osadus seal jätkub.